söömine ja joomine pärast maavähendusoperatsiooni. Järgnevalt saate ülevaate söömisest ja joomisest pärast maavähendusoperatsiooni ehk bariaatrilisest kirurgiast. Bariaatriline kirurgia tähendab erinevaid kirurgilisi sekkumisi seedetraktis, mille eesmärk on saavutada märkimisväärne ja püsiv kaalulangus ning rasvumisega kaasnevate haiguste leevendumine. Sellised haigused on näiteks teise tüübi diabeet, kõrge verekolesterool, uneapnoe ja kõrge vererõhutõbi. Kirurgilise sekkumisega vähendatakse maa mahtu või juhitakse alla neelatud toit suurest maast ja 12 sõrmik soolest mööda otse peensoolde. Pärast operatsiooni saavutatakse täiskõhutunne väiksema toidukoguse söömisega, tarbides nii vähem toiduenergiat ehk kilokaloreid. Operatsiooni järgselt ei vähene ainult söödava toiduportsjoni suurus, vaid võimalik on muutus ka söögiisu reguleerivate hormoonide töös. Patsiendil peab olema valmisolek muuta oma toitumist ja söömisharjumusi. Õige operatsioonijärgne dieet ja söömistehnika aitavad vältida tüsistusi ja tagada piisava kaalulanguse. Vajalik on jälgida järgnevaid põhimõtteid. Valida madalama rasvasisaldusega valguallikaid. Tarbida piisavalt köögi- ja puuvilju. Eelistada täisteratooteid. Mitte tarbida liigselt kaloreid andvaid energiarikkaid jooke. Kuna pärast bariaatrilist operatsiooni on väga tähtis tagada piisav valgusaamine toidust, siis on mõistlik süüa taldrikult esmalt ära just valgurikkad toidud ja alles seejärel köögiviljad ja puuviljad, viimasena teraviljatooted ning kartul. Valmistoodete puhul on vajalik lugeda toidupakendeid, et ennetada liigset peitrasvade tarbimist. Lisaks tuleb meeles pidada, et toiduportsjonid jäävad alati väiksemaks, kui olid enne maavähendusoperatsiooni. 1-2 nädalat pärast operatsiooni on tavaliselt portsjoni suuruseks umbes 2-6 supilusikatäit püreestatud tükkideta toitu. 3-4 nädalat pärast operatsiooni toiduportsjon suureneb umbes 150 milliliitrini. Tekstuuriks on sobilik pehme, kergesti kahvliga purustatav toit, mida on lihtne närida. Alates 5. nädalast pärast operatsiooni võib hakata sööma tahket toitu. Toiduportsjoni ei tohiks olla üle 200 milliliitri. Kasulik on süüa regulaarselt 3 korda päevas. Vajadusel võib lisada 1-2 vahepala. Sööma peab aeglaselt. Võta söömiseks aega umbes 20 minutit. Toitu tuleb närida põhjalikult. Vähendatud maa mahtuvuse tõttu on piiratud korraga joodava vedeliku kogus. Ennetamaks vedelikupuudust tuleb päeva jooksul pidevalt väikeste lonksude kaupa juua eelistatult maitsestamata ja gaseerimata vett. Päevas võiks juua umbes 1-1,5 liitrit. Vedelikke tuleb juua söögikordadest eraldi, umbes 20-30 minutit enne ja 20-30 minutit pärast söömist. Alkoholi tarbimine ei ole soovitatav, kuna võib pärssida kaalulangust. Bariaatrilise operatsiooni järgselt tuleb terve elu tarbida korrapäraselt toidulisandeid, et ennetada erinevate vitamiinide ja mineraalainete vaegusi. Regulaarne toidulisandite manustamine on väga oluline, ka siis, kui enesetunne on hea ja vereanalüüsid on korras. Toidulisandeid peab tarbima vastavalt kirurgi või bariaatriaõe juhistele. Tavaliselt on vajalikud multivitamiini preparaat ja eraldi veel lisaks D3 vitamiin, kaltsium, raud ja B12 vitamiin. Pärast bariaatrilist operatsiooni võite saavutada eesmärgiks olnud kehakaalu 1-3 aasta jooksul. Pikas perspektiivis võib kuni 80% patsientidest kaal aastate jooksul siiski aeglaselt veidi tõusta, kuid sellest hoolimata säilib elu jooksul märkimisväärne kaalulangus enamikul patsientidest. Järgides eelpool antud soovitusi, tagate, et toidusedel on tasakaalustatud ja mitmekesine. See aitab ennetada toitainete vaegusi ning aitab saavutada suurema tõenäosusega soovitud kaalulanguse ja vältida hilisemat liigset kehakaalu tõusu. Lisaks toitumise ja söömiskäitumise muutmisele on vajalik parendada ka oma liikumisharjumusi. Regulaarne kehaline koormus ehk treening on üheks bariaatrilise ravi nurgakiviks ja kaalulanguse püsimise eelduseks. Seega peaks alustama liikumise harjumuste muutmist niipea kui võimalik. Esialgu on hea valida aeglasem tempo ja tõsta koormust vastavalt enda võimekusele. 6 nädalat pärast operatsiooni on aeg alustada suurema intensiivsusega regulaarsete treeningutega. Sinna hulka kuuluvad nii lihaseid tugevdavad kui ka paindlikkust ja vastupidavust suurendavad harjutused. Treenida on vaja vähemalt 3-4 tundi nädalas. Maavähendusoperatsioon on võrreldav tööriistaga, mis võimaldab saavutada soovitud kaalulanguse. Kuid kaalulanguseni jõudmine ja selle säilitamine eeldab ka patsiendi enda motivatsiooni ja enesedistsipliini.
edukuse saavutamiseks ja hea tervise tagamiseks on vajalik püsiv ning vastastikusel usaldusel põhinev koostöö tervishoiutöötajatega.